Tervist! Mina olen Liisi Tamm, olen persoonibrändi agentuuri asutaja ning persoonibrand.ee blogi ja portaali pidaja. Ja oma töös turunduses, mis oli minu taust, kommunikatsiooni juhtimine ja turundus on olnud siis minu töö viimased 10 aastat, olen järjest rohkem hakanud kokku puutuma sellise küsimuse ja murega oma klientidelt ja nii firmadelt kui eraisikutelt või ettevõtjatelt siis, kes tulevad persoonibrändi kujundamist saama ja selles nõu saama, et kui ma ei tee seda või teist, siis ma jään justkui millestki ilma. Kui ma ei hakka kohe tegutsema, siis ma jään millestki ilma või ma jään hiljaks või ma ei saa seda või teist. Ja olgem ausad, olen ise sellest generatsioonist, kes on saanud väga palju võimalusi, kellele kogu aeg pakutakse midagi, erinevad reisimisvõimalused läbi noorteprojektide, stipendiumid, net on suur ja lai, kus sa saad õppida juba praegu, alates maalimisest kuni tantsimiseni, kuni programmeerimiseni. Ja see kõik tekitab seda tunnet, et kui ma ei võta sellest kõigest osa, siis ma olen millestki ilma. Et ma ei saa ju seda, et kui ma kulutan oma aja ühele teemale, selle õppimisele, ma jään millestki teisest ilma. Ja see on midagi uut meie generatsiooniga ja ilmselt nüüd järgmistel generatsioonidel on see jälle natuke teistsugune. Siis minu jaoks on see ka olnud üsna suur väljakutse, et ma ei tunneks, et ma jään millestki ilma. Ja selle kohta on lausa termin tulnud, mis on siis sotsiaalmeediaga pigem kaasunud, ehk siis on FOMO, ehk siis fear of missing out, ehk siis hirm millestki ilma jääda või millestki välja jääda. See on see, et kui sa hommikul kohe Facebooki ei hakka scrollima, siis sa jääd ilma sellest, et mis on vahepeal öösel juhtunud, kas maailmas, sinu sõbraga, sinu mingi organisatsiooniga, sinu valdkonnas, et kui sa seda kogu aeg ei jälgi, siis ei tea sa midagi, oled sa ringist väljas ja see paneb meid kogu aeg siis seda infot otsima ja jälgima. Kui sa nüüd mõtled, et sa iga päev oled vaikimisi selles hirmus, loomulikult me ei teadusta nagu seda endale igal hetkel, aga käsi ikka sirutud mobiili järgi, siis ühel hetkel see kuhjub ja see on väga suur vaimse tervise risk. Ja mina ise tean, et ma olen ise pidanud väga pingutama selleks, et tekitada seda vaba ruumi, et ma ei jälgi Facebooki, ma ei pea kogu aeg vaatama, mis mujal toimub, vaid ma pean keskenduma iseendale, oma tööle, oma oskuste arendamisele ja usaldama seda, et ma suudan teha parimad valikud selle infoga, mis mul praegu on. Ja see mõtteviis on minu jaoks muutnud väga palju. Ja see on ka mõtteviis, mida ma oma klientidele soovin edasi anda ja ka sulle, kes sa mu YouTube'i kanalit siin jälgid ja otsid vastuseid ja lahendusi võimalusele oma elu elada oma tingimustel. Sest seni, kuni me järgime teiste antud sisendeid ja mõtleme, et okei, me kujundame oma elu, oma käitumist, oma otsuseid teiste järgi, me ei jõuagi selleni, et kes me ise oleme. Nii et, mis siis põhiküsimused on jah, et kas ma peaksin kõikides sotsiaalmeediakanalites olema, milliseid tegevusi ma pean tegema, et kogu aeg olla olemas, teha õigeid asju ja teha võimalikult palju, et kui ma ei tee seda, siis ma kaotan järje ära või ei ole piisavalt nähtavalt. Ja mina annaks sellele uue termini, see ei ole minu termin, aga mulle väga meeldib see mõte joy of missing out, ehk siis rõõm millestki välja jäämisest. Ja miks see oluline on või mida see annab? Sellel hetkel, kui sa hakkad keskenduma oma tegemistele, sellele, mis sinu tugevused on, sellele, mida sulle meeldib teha, see kirg, millest kõik räägivad, see sinu enda töö, see päris töö, mida sa teed, kui põnev see on, millised võimalused seal süvatsi minna on ja kuidas see kõik sinu jaoks kokku mängima hakkab. Mitte see, kuidas teised ütlevad, et see võiks kokku mängida ja teised nõuavad, et see, kuidas sinu kõhutunne ja sinu instinkt ütleb, et niimoodi tuleks teha. Siis sellest lähtuvalt, kui sa hakkad tegutsema oma väärtuste põhiselt,
oma valikute järgi, siis sa saad hakata nautima seda protsessi, siis sa teed seda iseenda pärast. Kuna sa oled valdkonnas ilmselt olnud mõnda aega, siis sa juba tead ka, et kuhu suunas mõelda, millised on trendid, kasutada seda välist informatsiooni, panna see oma kõhutundega kokku ja luua midagi. Ehk siis loo pigem midagi uut ja õpi sellest, saa sealt see sisend, et mis võiks olla järgmine samm. Et mis on see, mida sina saad pakkuda teistele, et teised saaksid oma mõtteviisi võib-olla muuta, oma elu paremaks teha, kuidagi sinu toote, sinu teenusega. Ja hakka sealt saama seda naudingut nii-öelda sellest, et sa tegeled juba oma kokku kogutud informatsiooniga. Üks näide veel, et minul on olnud paha harjumus hoida 30 tääbi oma brauseris lahti, 30 erinevat artiklit, linki, mõtet, mida ma peaksin siis kunagi integreerima oma teadmistega. Ja see aeg kunagi ei jõua, vahepeal panin neid veel dokumenti, võtsin need lingid, kaardistasin ära, et ma jumala eest ilma ei jää. Nüüd on üks uus tehnika, mida ma olen õppinud just loovisikutelt. Et kui sul tuleb idee või kui sa näed seda artiklit, mida sa tahaksid salvestada, siis kui sa kohe sellega midagi tegema ei hakka, siis ära seda isegi salvesta. Või teine, et lasta olla natuke aega ja kui sa ei ole päeva jooksul hakanud sellega tegelema või see ei ole nii-öelda oluliseks muutunud, kustutada taas ära. Või ära isegi pane kirja, et siin on see soovitus, et ära pane isegi oma ideid kirja, mis läheb täiesti vastuollu ka minu mõnede nii-öelda nõuannete ja mõtetega, et panna kõik ideed kirja. Siis võib proovida ka seda, et idee tuleb, soov tuleb, näiteks mingi artikkel, aga sa ei salvesta seda. Ja kui sa ei ole päeva jooksul tundnud väga suurt tungi selle teemaga midagi teha, siis ilmselt on ta juba unustatud, nii et sul ei olegi mingit probleemi. Et nende salvestamistega me tegelikult teeme kahte asja, mida ma olen rääkinud ka pigem eesmärkide seadmise vaatenurgast. Et kui me salvestame midagi ära, siis ja jätame endale nagu mällu, et me peame sellega kunagi midagi tegema, siis see on meil justkui selline stressor, meil on midagi tegemata. Ja meil alateadlikult või kuskile tekib selline kogum asju, mida me peaksime tegema. Me ise enam ei mäleta neid asju, aga me tunneme seda raskust, et meil on väga palju vaja teha. Ja tegelikult enam ei mäleta, mis on ja tegelikult see polnud isegi oluline. Ja teine mehhanism, mis toimima hakkab, on see, et kui me paneme kirja, siis me unustamegi kohati ära, sest me oleme justkui teinud seda. See on tehtud. Et me panime kirja ja nüüd on see tehtud. Et ühesõnaga, meie aju on väga triki koht ja tasub nii-öelda olla ettevaatlik liiga paljude asjade salvestamisega, meeldejätmisega ja tegelikult keskenduda sellele, mis juba olemas on, sest mina usun kindlasti, et sul on väga palju sisemist infot, teadmisi, oskusi, kogemusi, millest saab luua väga palju väärtust. See, mis olemas on, tuleks juba ära rakendada. Ja siis hakata juurde nii-öelda tegevuse käigus õppima, laiendama oma teadmisi, et ei ole olemas halba nii-öelda infot, ei ole olemas teadmisi, mis ei kulu ära kunagi, aga mingi hetk tuleb ka luua sellest, taastoota seda nii-öelda, et see saaks kinnistatud. Ehk siis hakka nautima ise oma tööd, enda loomingut, seda, et sa ei pea saama kogu aeg sisse infot, vaid sa saad hakata looma. Ja olgem ausad, see YouTube'i kanal minu jaoks on üks viis kõike seda infot, mis on kogunenud, kõike seda praktilist teavet, anda seda välja, et sina saaksid seda kasutada, luua oma elu oma tingimustel ja anda seda ka edasi, et sinu sõbrad, tuttavad, kolleegid saaksid ka sellest kasu. Et seda infot on nii palju ja mina loodan, et see praktiline info tuleb sulle kasuks ja et sa lihtsalt ei salvesta seda videot, vaid paned oma like'i, jagad seda ja siis lähed ja võtad vähemalt ühe infokillu ja paned selle praktikasse. Ja anna kommentaarides mulle ikka märku, et kuidas sul läks, mis infokild sinu jaoks siit uus oli, mis oli juba võib-olla kuuldud ja mida ei ole seni praktikasse pannud. Ja saadage oma küsimusi, millest ma võiksin veel rääkida. Nimekiri on mul juba endal nii-öelda päris pikk, aga sinu küsimused kindlasti aitavad hoida seda fookust ka siin.
nii et subscribe'i sellele kanalile, siit tuleb head sisu, mis on tõesti praktilistel viisidel saadud, see on päris inimestega läbi proovitud Eesti keskkonnas, nii et on vägagi adekvaatne info. Ja ma tänan sind, et sa kuulasid, leidsid selle 10 minutit selle info saamiseks ja mine nüüd tegutsema ja tunne rõõmu sellest, et sa jääd ilmselt väga paljudest kassivideodest, väga paljudest artiklitest, mis räägivad täpselt sedasama juttu, jääd ilma ja see on ainult suurepärane. Ja tule tagasi siis sellega, mida sa lõid. Ja mine vaata persoonibrand.ee-d, kui tahad saada veel strateegilisi nõuandeid ja inspiratsiooni, kuidas kujundada oma elu oma tingimustel. Minu poolt kõik. Nägemist!